Me käime siin Veneetsia näitusel nüüd ringi, me oleme saanud endale ka nagu maskid kätte ja ma leidsin muidugi maski tagant külalise, kes on ka sellega seotud. Kuidas sa tunned ennast maski taga? On sul selline atraktsioon elus kunagi olnud või? Ma ei ole kunagi maskiga niimoodi käinud. Võiks olla sinu aksessuaari osa küll vabalt, jah? No ega mul selle vastu midagi ei ole. Aga maski tagant, nagu kui ta maski ära võtab, siis ma arvan, et te tunnete ära selle inimese, kes siin maski taga on. Oled sa valmis paljastama oma isiku? Nii. Aga Anne Veski ei ole siis sugugi mitte juhuslikult siin Veneetsia näitusel. Me viime tema kokku siis ühe eksponaadiga, millega sa kohtusid viimati 40 aastat tagasi. Palun, siin ta on. Tahaks öelda, püha müristus. Ma ei mäleta, et ta nii suur oleks olnud. Tõesti. Et saad aru, võib-olla ma olin siis keskendunud nagu filmimisele nii kõvasti, et seda kogu hiilgust ma ei jõudnudki vaadata. Nüüd mul on võimalus seda teha. Mul pole õigustust, mu hing, kui vara sügis must mu ees. Aastal 83 sa siis siin sees kihutasid. Kuule, annad mulle käekese? Ma annan sulle käekese, jah. Aga kas läheme sisse kohe? Läheme sisse siis, jah. Sa jumal! Nii, kui tore. Siin ma arvan, tuli see triibulises noormest tuli teise käega mul vastu, aga kui me istume suga, kas me võime su siia istuda? See on muidugi museaals ja ei tohi nagu igapäevaselt istuda, siin sees ei tohi muidugi käia, aga Anne, sulle tehti erand. Ja lubati. Suur aitäh kõigile. Taas kohtumine. Ära seda suurt numbrit ütle. 40, jah? Ja ütle veel 5 korda. Aga see võttepäev on mul küll meeles. Me käisime kogu aeg mööda Pirita jõge edasi ja tagasi ja edasi ja tagasi. Aga filmis nagu seda aru ei olnud saada. Tundus, et me kogu aeg läksime edasi, aga oli vaja teha kaadreid edasi, tagasi. Nii et ma olen küllalt sellega sõitnud. Sul on mingisugust aimu, kuidas ta üldse siia tuli? Ma ei hakka valetama, aga kas ei olnud mitte Veneetsia päevad Eestis ja tuli Veneetsia linnapea, kes ise tõi kingituseks Tallinnale sellise ilusa kondli. Kas Pirita jõe veed on kondliga sõiduks sobilikud või peab Tallinna linn nüüd ka endale kanali ehitama? No kanalit kindlasti ehitada ei ole vaja, aga sellist lainetust muidugi Veneetsia laguunis, kui täna siin Pirita jõe suudmes on, ei ole. Ja põhiküsimus on selles, me peame nende paari päeva jooksul leidma mehed, kes oskavad käsitleda seda kondlit. Ja muide, nüüd on selle näituse jaoks täiesti üles vuntsitud, täiesti korda tehtud, restaureeritud. Ma kujutan ette, et on sellist sõidukorras, et sa võiksid Pirita jõel sellega veel paar tiira teha. Aga äkki teeme suvel, nagu öeldakse, võtte 2 ja lähme suga Piritale sõitma. Nahast, kõik see on ehtne, see ei ole niisama nalja tegemine. Ja ütleksime, et see on kuulast. Arvake, et see on kuulast. No kas see meeleolu tuleb siin samas kohas, sama paiga peal, samas kondlis istudes meelde, mis siis oli, kui seda videot tehti? Ma paneksin praegu sulle selle triibulise särgi, laseks sul püsti tõusta, panna see kaabu pähe ja imiteerida, siis nagu öeldakse, sõudmist. See oleks nagu see kõige parem efekt praegu, aga ma tean, et sa seda ei tee. Aga istuda on siin endiselt tore. Ma mäletan, et mul oli seljas minu pulmakleit. Nüüd ma võin öelda, et see oli tegelikult nagu saanud uue ilme, oli saanud teise värvi, et praegu on ju taaskasutusmoes, et ma olin juba siis selline valmas, et ühte kleiti saaks kasutada pikalt ja see sobis ideaalselt siia, siis ma istusin, ma mõtlen, käsi oli mul siin peal, ma olin väga rahul olema endaga. Kuidas see laulmine sel ajal käis? Ma ei tea, kuidas seda siis tehti, et fonogrammi pealt muidugi tuli see heli kõik, aga kas sa lausid seda täie häälega ja inimeseks, kes Pirita jõe käärus kala püüdsid, kas sa vaatasid, et mis seal toimub või sa ainult sosistasid seal? Ei, ma ikka tavaliselt laulan kaasa, ma ei oska niimoodi, et muidu ei tule see nagu loomulik välja. Aga kui ma nüüd ei eksi, meil seda, nagu öeldakse, valjuhääldit siin kondis ei olnud ja minu arust Helimees jooksis monitoriga kalda peal kogu aeg edasi tagasi kaasa. Ma ei tea, miskipärast on mul siuke mälestus jäänud sellest asjast. Aga mina istusin ja laulsin armastusest. Kui palju siin muide videoklippides on pandud mingitesse kohtadesse istuma? Veesõidukitega, kui sa mäletad esimest videod laulust Roose ja kuninganna, seal ma küll küsin, issand jumal, viske ma kadakate vahel ringi, et millega see Roose ja kuninganna sinna kadakate vahele ära eksinud on. Aga kuna siis oli ja Elmo Lööve suvekodu oli Saaremaal, siis loomulikult võtted toimusid Saaremaal ja siis ma laulu kestel sõitsin ka imeilusa jahiga. Seisan seal ka püsti ja olen väga enesega rahul olemas.
aga ma olen sõitnud ka kiirkaatriga Sotšis filmimise ajal, ise roolis olnud muuses. Aga päriselt roolisid seda? Olingi päriselt roolis. Noh, iseenesest, et kui on ju tühi meri ja otse hoiad rooli ja teatud kiirus on pandud, ma saan teatud aja ikka hakkama. Nii et ega raske millelgi otsa sõita? Ja raske, seal ei olnudki millelgi otsa sõita. Nii et kõik läks õnneks, nagu näed, olen ma siin kõigi jaoks olemas. Leo Karpin, ma saan aru, kuulus legendaarne ETV režissöör seda kõike sinuga tegi. Kas ta pidi sind veenma ka, et siuke Kondli idee oli või kui see Kondel välja ilmus, sa said aru, et sobib? Ei, ma ei usu, et ta veenma pidi, kuna ta tegi siis filmi Laulavad Ane Veski ja Tõnis Mägi ja Juuse Kondel oli siis just nagu ikkagi päevakorral ja miks mitte kasutada seda imeilusat võimalust ja no selline kena daam istus seal sees, et see oli vist nii määratud kokku saama.